Marko Saarek, et paar nädalat tagasi toimus Pärnu raja suur ümberehitamine. Mille pärast te seda rada ümber ehitasite? No ei ole enam suurim saladus, et me kavatseme siin 27 aastal teha maailmameistrivõistlusi junioritele ja oleme selleks ka promootoriga käed löönud ja jah, tegime raja täpselt, ütleme niimoodi, et 100% ümber, et nüüd ennem käis ta meil päripäeva, nüüd käib vastupäeva, pluss veel kõik lisad ja hüpped, et kui siin ringi vaadata, siis jah, see on täiesti uus rada. Mida te siin ümber ehitasite ka täpsemalt? Noh, nagu mainisin, et kõigepealt panime raja teistpidi käima, aga mis on nagu kriteeriumid, mida me pidime MM-i jaoks täitma, ongi turvalisus, raja laius ja igasugused, tegelikult on see pikk nimekiri, mida ma siin ette lugema ei hakka, aga rada tänase seisuga on meil nagu vastab enamus nõuetele, meil on siin raja ümbruses väga palju veel turvalisuse vaja tähelepanu pöörata ja ehitus meie jaoks jätkub, aga täna on siis esimene niisugune proovikivi siin, et vaatame siin, praegu on kõik näod naerul, vaatamata ilmale. Juniorid MM-i toomine nagu siia Pärnu rajale, kui keerukas, raske või tuli see väga lihtsalt? No tegelikult on see meie salajane unistus olnud juba aastakümneid, eks ju, et ja eks ma olen seotud selle rahvusvahelise motoföderatsiooni ka ja ma näen ju seda kõrvalt, olles ise just juniorite MM-i reisdirektor, et miks mitte Pärnus ja miks mitte enda kodurajal ja tänu meie meeskonnale siin me saime siis nagu panime pead kokku ja nüüd sebime omal siin toetajaid ja loodame, et saame garaaži külvalt hakkama, et kerge ta ei olnud, otsus oli muidugi raske, aga tegelikult kõik see raske on alles sees, et meil on aasta aega täpselt jäänud, üks kuu peale ja teha on, ütleme, 1/10 on tehtud, et on veel vaeva näha. Rada käisid ümber ehitamas 2 professionaalset MXGP rajameistrit, et mis nad tegid, kuidas sa neid siia said ja mis see tulemus on? No mis nad tegid, see on siin samas kõrval meil näha, et sellepärast me nad siia tõimegi. Kuidas me saime, on natuke pikem jutt, et kuna ma ise seal karussellis keerlen seal MXGP-le, siis ma nendega seal ka silmast silma kohtun iga võistlus. Ja ega asi oligi nii lihtne, et kuna meil see vajadus on reaalselt oli olemas, siis kutsusingi vennad kohvile ja küsisin, et mis teie hind on ja tõime nad Eestisse, maksime nende lennud ja majutused ja päevad ja tehnikat siin kinni ja nädal aega ja ongi see, mida me näeme tehtud. Et lihtne ja odav ta ei olnud, aga hädavajalik ta meil oli, sest meie enda rajameistrid siin Mark Tori ja Reiko Purket on küll ülitublid tegijad, aga nüüd on need mehed on ikka teine level. See erinevus, mis sisse tuleb, mis kõige suurem erinevus on? Erinevus ongi see, et vaata, nende vendade kogemus on selline, et kuna sa ära nüüd läksid ja meie rada valmis sai, siis tegelikult meie jaoks üks hindamatu väärtus on veel see, et need 2 meie enda kohalikud rajameistrid on selle võrra targemad, et ka nemad juba käivad hoopis teise pilguga raja peal ja minu arust on see niisugune hindamatu väärtus, et täna on need meie mehed poole targemad tänu nendele, kelle me siin 9 nädalaks sisse ostsime. Et see on ka üks lisaväärtus ja ega muu sinu vastusele veel kord, kogemused. Meie meestel on siin 5 aastat kogemus, nendel meestel on, ma ei tea, 15 aastat kogemus. Ja suured MM-rajad, kus siis ei ole nagu väga palju eksimisvõimus. Mis see nagu suurem plaan on, kas tuua ka motocross MM Eestisse? Ma ei ütle mitte midagi selle kohta, et teeme niimoodi, et kui me peale seda junnid MM-i ellu jääme, siis me võime siin samas uue intervjuu teha ja vastan, aga loomulikult, kui oleks toetajad, kui oleks raha, siis meie nii kaua kui taevaisa veel aastaid annab, teeme ära, jumala pärast, miks mitte. Tänud. Palun.